ja tere tulemast tagasi jälle minu kanalile. Uus aasta, uued lubadused, uued tuuled. Nii et nüüd ma tõepoolest proovin siis ennast käsile võtta ja teile siis ka siia YouTube'i rohkem sisu toota. Joon just siin enda hommiku smuutit ja 2 tunni pärast, tunni 45 minuti pärast hakkab mul padelitrenn, et hommik algab siis padeliga ja ma võtangi teid siis täna enda tavalisse päeva kaasa. Täna on siis teisipäev, kell on juba 8:43 ja vaatame, mis me siis täna teeme. Et täna on suhteliselt tegus päev, et 2 trenni, hommikul padelis, lähen veel jõusaali ja seal vahel siis tegema tööasju, võib-olla käin kontoris, et kõike seda siis proovin ka teile siin vlogis täna näidata. Nii et andke mulle siis armu üle pika jälle video ja kindlasti võtan hea meelega vastu ka teie mõtteid ja ideid, mida siis teile siin YouTube'is näidata, sest mulle endal tundub, et mu elu on vahepeal selline nii rutiinne, et kes üldse tahab sellist elu näha, aga ma südames usun ja loodan, et ma suudan teile pakkuda päris vahvat sisu siia YouTube'i. Tõepoolest ma proovin siis siia ka luua sellist sisu, mis peegeldab hästi palju minu igapäevast elu, mis on tõepoolest väga aktiivne sportlikus mõttes. Ma mängin siis Soome kõige kõrgemal tasemel padelit. Samuti käin veel jõusaalis, olen online treener ja sellega seoses on ka miskit väga-väga põnevat tulemas. Ma olen nii põnevil ja see on väga suur samm minu online programmides, et varsti saan ka teile siis jagada seda kõike, mille nimel ma olen nüüd viimased kuud tööd teinud. Et sellest tuleb kindlasti väga-väga äge, et eelmine aasta ma natukene kaotsis enda tööasjadega, enda brändi kasvatamisega, sest mul oli selline kõrvalprojekt, mida ma tegin, mis siis röövis kõik minu aja ära ja pidin keskenduma sellele. Aga nüüd ma saan keskenduda täielikult enda kasvatamisele, enda brändi kasvatamisele, enda kui sportlase arendamisele ja veelgi paremaks muutmisele, et kuidagi see uus aasta on alganud väga-väga mõnusalt ja mul on nii selline hea tunne sellest aastast, et see aasta tuleb väga-väga hea aasta ja ma tahan just kasvatada ennast veelgi suuremaks ja paremaks mitmes valdkonnas ja ma olen selle nimel valmis ka tööd tegema ja seda kõike proovin ka teile siin YouTube'is siis kajastada. Aga nüüd ma lõpetan ära enda hommikusöögi, täidan ära enda kalendri, et kirjutan siia enda päeva ülesanded, mida ma pean tegema, mis kellast ma pean kuskil olema ja samuti see kalendris on väga koht, et mille üle ma olen siis täna tänulik, et kirjutada iga päev siis üles need asjad, mille üle olen täna tänulik, et see on kuidagi väga mõnus, et ma just eelmise aasta lõpu peal mõtlesin, ma tahan ennast arendada veel rohkem ka sisemiselt, et hakata manifesteerima, samuti mediteerima, et kõike sellist sisemist maailma parandama ja siis ma nägin uue aasta algusesse panna seda kalendrit ja ma olin kohe, et girl, you need it. Ja siis ma jooksingi reaalselt Helsingi teise otsa, et selle kalendri omale siis osta. Et see on väga hea, et ma usun väga tugevalt sellesse, kui sa kirjutad üles enda eesmärgid, siis need lähevad suure tõenäosusega täide. Et kui sa lihtsalt need siia mõttesse kuskile ringi jooksma, siis kindlasti nende saavutamine nii tõhus, kui sa oleksid endale need kuskile üles kirjutanud. Ja samuti tegelikult peaks hakkama sättima, aga kui ma hakkasin juba rääkima, siis tegin ka endale telefoni taustaks sellise vision board'i, kus siis on minu selle aasta eesmärgid, mida ma soovin saavutada. Et mõni on selline päris suur eesmärk, aga ma olen inimesena sellele, kellele meeldib väga suurelt unistada ja enda eesmärgid võimalikult kõrgele ja kaugele seada. Et siiamaani on õnnestunud, et see annab ka motivatsiooni unistada suurelt. Ema saatis mingi riili Instagrami, kus
papagoi naerab nagu väike laps. Täiega. No nii, ma mõtlesin, et ma teen midagi enda ripsmetega, kui ma lähen nüüd trenni. Ja ripsmetussi ma praegu ei viitsi panna, sest ma kindlasti higistasin trennist päris korralikult. Ja muidu ripsmetuss hakkab lihtsalt voolama. Ja veegel ripsmetussi ma ei taha panna täna, sest ma lihtsalt ei viitsi. Aga väike nipp, kuidas saada siis enda ripsmed ilusaks ilma ripsmetussita. Selleks on vaja koolutajat ja vaseliini. Mul on praegu enda ripsmed ka päris pikaks juba kasvanud, et kõigepealt ma koolutan siis enda ripsmed ära ja lisan siis pärast lihtsalt vaseliini üle värvisin ripsmed ja kulmud siis püsivärviga ära, et sellepärast on kulmud ka natukene tumedamad, aga nüüd lihtsalt panen harjaga vaseliini ja niimoodi siis need ripsmed püsivad mul terve päeva koolutatuna. Et natukene annab siis silmadele ka sellist mõnusat luuki ja parema ilme. Et nagu näha, siis see on nüüd koolutatud ja see on siis koolutamata. Et veits annab juurde küll ju. Okei, päris palju. Päris palju annab juurde, et enda ripsmed on praegu sellised. Mõlemad ripsmed siis koolutatud, et selline on siis lõpptulemus. Et kui siia veel ripsmetussi panna, siis ripsmed on reaalselt kuskil siiamaani, et väga-väga pikad ja ilusad ripsmed on praegu. Miks nad ilusad ja pikad on sellepärast, et ma olen kasutanud nüüd ripsmeseerumit ja samuti vahelduva eduga ka argaania õli enda ripsmetel, et see on siis teinud mu ripsmed nii ilusaks ja nii pikaks. Mis sa arvad? On ju ilus loomulik. On aeg panna selga enda padeliiriided. Tiim Wilson. Wilsoni seelik, Wilsoni bluus. Ja Wilsoni tõstikas tuleb ka veel siia peale. Aga nüüd tüüpiline mina alguses on täiega palju aega, vaat, ma teen seda. Ja siis järsku on mega kiire. Nüüd ma panen ennast kähku riidesse ja siis jooksen auto juurde ja siis suundun padelihalli. Eelmine nädal mul tuli pakk ei kelleltki muud kui Nokolt, ägedaid Noko riideid ja selle mütsi ma panen täna omale pähe. Mega nice. Ja fakt on see, et ma olen Noko tiimis aastast 2017, nii et päris mitu head aastat ja mul on hea meel teha nendega ka järgmine aasta koostööd, sest mulle hullult meeldib Noko ja üldse Noko brändina minu arust väga tuus, nii et järjekordne aasta siis Noko tiimis. Täiega mütsu, täiega nunts. Fluffy, mega mõnus ja mega pehme. Kott on suurem, kui ma ise otsa pidi. Nüüd just siis parkimismaja poole, kus siis auto on ja kohe kohal, aga ilmast siis aru, kas on talv või ei ole, sest vahepeal sul lumi täiesti ära, siis tuleb lumi tagasi ja praegu on ka lumi maas, nii et kahtlane, väga kahtlane, minu poolest võiks juba kevad tulla ja võiks see talv juba läbi saada. Autos kohe enda playlist mängima. Praegu valgusfoori all ja see playlist lihtsalt tõmbab täiega käima, et see on minu selline pre-workout, et mingid neid pre-workouti jooke ma enam ei joo, kui joon Nokot, aga just hea muusika on see, mis tõmbab täiega hästi käima ja see on see, et tavai, nüüd läheb, et hea muusika on üli hea. Läks teise suunda. See on alati veits paanika, see kui tuleb mingi sireenid, et kuhu peab minema, et kas ma olen tee peal ees või ei ole, aga õnneks läks teise suunda. Vamonos, ma jõudsin just
padelihalli juurde, seal on minu selline kodu padelihalli, kus ma käin mängimas, nii et nüüd vamos trenni. Täna on siis paarilisega lähme koos treeneriga trenni ja nüüd hooaeg tegelikult algab järgmine nädalavahetus, kus on siis esimesed võistlused see aasta. Nii et all in ja pallid väljakule ja mida kõike võib padelis soovida. Aga jah, see aasta on väga suur padeli arengu aasta, tahan täiega palju areneda, tahan tulla täiega heaks mängijaks. Nii et jah, töö peab tegema ja ma olen valmis seda tegema ja mulle hullult meeldib teha padeli nimel tööd, nii et let's go now! I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep. Trenn on nüüd tehtud, higised 1,5 tundi ja sõidan nüüd tagasi koju, et hall on kodus kuskil selline 20 kuni 25 minutit sõita, oleneb kas on ummikud või ei ole. Aga trenn oli väga mõnus, et me oleme leidnud siis hea treener siin Helsingis, kelle juures me oleme käinud mõned korrad trennis ja tõepoolest hea käia siis paarilisega trennis, sest padel on ikkagi ju paarismäng, et siis õppida koos mängima ja arendades meie ühismängu ja tõepoolest oli väga-väga mõnus, et nüüd koju siis söön, teen lõunasöögi ja siis tahan täna minna veel jõusaali, sest ma olen nüüd saanud ka jõusaalis ilusti tagasi ree peale, et vahepeal ma olin jõusaalis natukene eemal, sest lihtsalt ma mängisin nii palju padelit ja pole jõudnud nii tihti jõusaali, nagu ma oleks võib-olla tahtnud. Aga nüüd ma olen õnneks tagasi jõusaalis ja nüüd ma tahangi täna minna trenni ja siis pean tegema tööasju. Mul on mõned asjad, mida pean tegema kindlasti ära homseks, et nende asjade deadline on homme ja siis vaatan, kas täna jõuan kontorisse või ei jõua, aga jah, padel on küll täielik kirg mul, et mulle hullult meeldib ja see on lihtsalt niivõrd äge, et keegi kuule padelit peab proovi, siis mine proovi padelit, sest see on tõepoolest nii fun ja tegelikult ma tahaks minna nüüd lähiajal ka Hispaaniasse treeninglaagrisse jälle, et seal õpib väga palju uut ja seal on padel ikkagi väga-väga kõrgel tasemel, et jah
ühesõnaga oli väga hea trenn ja kodaniga on alati siis hea enda päeva alustada. Et tuleb nii selline mõnus tunne kohe sisse. Sain auto just parkimismajja ära pargitud, see on päevasel ajal suht täis see parkimismaja, aga seal oli üks selline väike koht, kuhu ma pidin tasku parkimist tegema ja ma sain ilusti hakkama, natuke oli nokitsemist, aga õnneks on auto seal parkimas majas ja ootab homset päevu jälle on vaja sõita. Jõudsin omadega koju, võtsin dressika ja dressipuusi seljast ära ja mõtlesin, ma olen nüüd väga tark. Ma kõigepealt söön ja siis käin pesus, tähendab seda, et see annab mulle võimaluse minna kiiremini jõusaali. Muidu kui ma käin pesus ära, sätin ennast valmis ja siis hakkan sööma, siis ma tahan palju hiljem minna jõusaali. Nii et ma nüüd teengi oma lõunasöögi valmis. Ma mõtlesin, mida mu kodus on valmis. Kana ma ei viitsi vist praadida täna. Ma teen vist hoopis riisi ja lõhet, sest riisi keetsin hommikul valmis, lõhe on valmis ja panen riisi mikrolahju sooja, panen lõhe peale ja lihtsalt soojakastet, et voilà. Selline väga-väga mitte fancy ja mitte ilusa välimusega lõunasöök, aga saan sealt kõik kätte, mis mul vaja on ja maitseb ka väga-väga hästi, nii et täna ma ei viitsi mingit gurmee lõunasööki endale meistatada, lihtsalt ei viitsi. Kusjuures lõunasöök on tõepoolest väga-väga hea, see ei näe selline isolatav välja, aga maitseb väga hästi. Saan oma süsikad kätte, rasvad kätte ja valgud kätte. Mõtlen äkki ma teen kõrvale 12 avokaadoleiba õhukese leivaga, aga see on ka väga-väga hea ja väga kiire. Tähtis on see, et saada siis kiirelt süüa, mis maitseb hästi ja see on just seda. Ikkagi endale siis 2 avokaadoleiba ka. See leib on lihtsalt mega õhuke, mis tähendab seda, et saab leiba süüa, aga vähe kaloreid. Selle õppisin ära võistluseidel olles, et seda leiba süües tõepoolest saad süüa mitu viilu, siis on nii õhuke viil, et põhimõtteliselt seda leiba saad süüa kas 2 või 3 viilu ja Eestis oli üks põhimõtteliselt lohuleiva viil, et kaalu poolest olid siis samad. Aga meil kodus ei olnud kahjuks sidrunimahla, et tavaliselt alati avokaado peale lihtsalt peab olema sidrunimahl, see on lihtsalt nii hea. Aga leib, see on rukkileib, avokaado, sool ja pipar ja sidrunimahl on puudu, aga see on lihtsalt väga-väga hea. Namm. Nüüd siia töötuppa, külalistuppa, jah, tegelikult on ikkagi töötuba ja hakkan nüüd tegema nüüd tööasju. Et nimekiri on päris pikk, mida pean tegema ja ma midagi mega vass praegu, nagu megavass. Tahaks täiega vasta kuklit süüa. Täiega vasta kukli suun. Meil on siin üle tee on mega hea kohvik, kus müüakse täiega häid vastakukleid. Siin on lihtsalt see vastakukkel on nii mõnus, selline mahlane. Ma hakkan seda nimekirja tühjendama ja hakkan vastama e-mailidele. Namm! Lemmik. Alati juuakse nokot kõrrega. Külmnoko otse külmkapist. See on lihtsalt minu lemmiknoko. See on nagu üli hea. Oho. Paksi rinnalihas. Okei. Kürs. Cheers! Siit saan nüüd enda energialaksu, teen veel mõned tööasjad ja siis pakin jõusaali asjad kokku ja suundun jõusaali. Et ei ole kõige parem variant minna sellel tipptunnil jõusaali, aga ei rullu, trenn vajab tegemist. Ma sain enda sõbra nõusse, temaga on alati, et on suht alati nõus trenni koos minema, aga ma olen nüüd õppinud viimasel aega selle, et mulle meeldib käia koos trenni tegema. Sätin ennast valmis, ma
käin kiiresti linnast läbi, lähen ostan ühe näoseerumi, mida on TikTokis kiidetud, sest mul on siin põskede juures, naljakas see, mul pole kunagi aknet olnud, aga mul on põskede piirkond sellised väiksed tumedad täpikesed, mis on siis, ma ei tea, nahaarst ütles, et äkki see on mingid aknaarmid või siis pigmendid, et see pole midagi hullu, aga ma tahaks mu näonahk oleks ikka mõnus, sile ja ühtlane. Ja ma nägin TikTokis ühte seerumit, mida siis hullult kiidetakse, Korea kosmeetika oma, ja ma lähengi nüüd siis seda otsima. Või noh, ma helistasin sinna poodi, kas on kohapeal olemas, ja oli viimased 2 tükki olemas, bronisin ühe ära, nii et ma jooksen nüüd enne trenni sinna poodi, ostan selle ära, siis lähen jõusaali. Täna ma viitsin juuksed pesta, pesen õhtul, kui ma tulen koju, sest mul on homme koosolekud ja siis ma teen ennast ilusti korda koosoleku jaoks, aga kuiv šampoon mega hea, sest ma ikkagi juuksed suhteliselt tumedad ja just siit juure juurest ja see ei jäta juukseid heledaks, lõhnab mega hästi ja ei jäta ka juuksed selliseks plastikuks takkuseks, mida võib-olla mõned kuiv šampoonid teevad, et ma panen siia descriptionisse ka lingi selle kuiv šampooni jaoks ja mul teile ka sooduskood, et see on Linalakka poest ja väga hea, et ma natukene seda juustesse, et siis tuua värskust enda juustesse, sest juuksed on natukene mustad, et ma pesen juukseid kord nädalas, et ma proovin pesta juuksed võimalikult vähe, et kord nädalas, juhul kui pole mingeid selliseid üritusi, et kus siis peab olema natukene viisakam, aga ma olen nüüd enda jaoks leidnud ka sellise soengu, et juuksed natukene mustemad, et teha selline väga slim soeng endale, et see on ka selline hea päästerõngas, kui juuksed natukene mustemad ja on vaja ennast korda sättida. Aga jah, panen natukene ka sellist toonivat seerumit näkku, siin ma natukene concealerit, natukene värskem veel välja näha ja ma olengi põhimõtteliselt valmis. Ma olen müts jälle pähe ja voilà, minek. Aga nüüd ma pakin oma trenni asjad ära ja ma pean tunnistama, mul on kuidagi, ma ei tea, tunnen, ma räägin hästi palju siin, aga mul on kuidagi nii selline mõnus, vaba ja hea siin YouTube'is jälle olla, seda videos filmida ja Instagram tuleb ka kirju, et inimestel on hea meel, ma tagasi YouTube'i maailmas, et see on ka mulle väga palju sellist tahtejõudu ja usku iseendasse ka siin YouTube'is, et aitäh kõigile, kes te vaatate mu videosid ja kellele meeldib neid videosid vaadata, et mul on tõepoolest siiralt hea meel, et teil on tegelikult päris palju siin juba, et thank you! mu esireied lihtsalt reaalselt põlevad. Läheb just sinna nagu peabki minema. Käisin pesus ära
ja siis avastasime, et meil pole hommikuks ega lõunasöögiks midagi süüa kodus. Et õhtusöögiks veel on, aga on vaja väikest täiendust teha. Nüüd me käime toidupoes ära, enne kui hakkan siis õhtusööki meisterdama, sest peale õhtusööki ei viitsi mitte kuhugi enam minna. Ja siis ma tahan lihtsalt visata diivani peale pikale lihtsalt olla ja nüüd siis toidupoodi ostma nipet-näpet asju, mis veel kodus siis puudu on, sest homme lähme sellise suuremale toidupoe tiirule, aga täna sellise natukene väikest täiendust. Veits selle asi, millest ma natukene sõltuvuses, ma proovin seda vähendada selle joomist, aga see on ülihea, see on kofeiinivaba ja suhkruvaba, et saab seda ka õhtuti juua, et ei hoia siis ärkvel. Soovitan, aga juua mitte väga palju. Kes pole veel näinud, siis Soomes seda müügil ja Eestis saab seda Prismast kaneelimaisteline Fatseri šokolaad ja šokolaadi hind on ka lihtsalt mega palju tõusnud. Mega palju. Tavaline piimašokolaad on 2,89. Üks tortilla sai nüüd valmis, söön ühe ära ja siis varsti teen juurde teise. Ja peale seda siis lähen pesen puhtaks enda näo, teen oma õhtuse näohooldusrutiini ja siis viskan diivani peale pikali ja hakkame filmi vaatama. Aga tortilla selline. Sai nii mõnusalt täis ja nüüd ma pesen puhtaks enda näo. Kreemitan ära, panen seerumeid, ühesõnaga selline õhtune näohooldusrutiin, mida ma siis iga õhtu teen ja üks parimaid tundeid on see, kui saab pesta puhtaks enda näo õhtul, lihtsalt tunned, kuidas näonahk hingab, et see on üks parimaid tundeid. Aga ma käisin täna ju trenni ühes Korea kosmeetika poes ja ostsin siis sellise toote endale, mis siis on Dark Spot Correcting Glow Serum ja seda ma tõepoolest siis märkasin TikTokis, et paljud on seda kiitnud ja Korea kosmeetika tegelikult mulle väga meeldib, mul on mõned tooted sealt ja tõepoolest on väga head ja see on just selliste aknearmide parandamiseks või just selliste tumedamate täpikeste parandamiseks, nagu see ütleb ka Dark Spot. Nüüd ma hakkangi seda proovima ja vaatame, kuidas see siis mõjub, et see maksis 25 eurot äkki või, et sellise hinnaga. Ja nüüd proovime, kuidas see siis töötab. Aga kõigepealt ma pesen puhtaks oma näo ja pesen alati näo puhtaks 2 korda nüüd õhtul 2 erineva puhastusvahendiga, nii et let's go. Peseme selle näo puhtaks. Kuidagi uute toodete avamine alati nii põnev ja täiega selline mõnus tunne, et kuidas see toode siis mõjub ja toimib, nii et äkki sellest piisab ka? Ma ei tea, vaatame. Okei, tundub mingi mega niisutav. Väga mõnus kooslus on selline. Kuidagi hästi pehmeks teeb näonaha. Ja sellest teeb natukene väheks, ma panen otsa ette ka. Tõepoolest väga selline, väga niisutav tundub ja teeb näonaha mõnusaks, läikivaks. Ja jätta see siis kleepuvaks ka nagu näonahka väga. Esmamulje. Väga hea. Ja siis viimane protseduur on rüsmeseerum ja ma olen seda kasutanud. See on iGlow oma ja see on väga hea ja see on mu ripsmed päris pikkaks kasvatanud. Sellest mul on ka piisanud tegelikult täiega kaua aega juba. See on siis ripsmete jaoks ja siis kulmude jaoks oma. Selline ja see läheb siis kulmudele ja siis ma olen valmis. Seda ma panen põhimõtteliselt on siia, kus mul
kasvavad nüüd enda kulmud, sest mu püsimeik võib ära põhimõtteliselt siin, aga mu kulmud on endal praegu siin kohas ja ma tahan siia saada veel rohkem karvu, et saaks selle natukene ebaõnnestunud püsimeigi siis paremaks teha. Aga nüüd ma olen omadega valmis ja ma lähen nüüd tõepoolest diivani peale, viskan jalad sirgu ja hakkame filmi vaatama. Ma loodan, et see video meeldis sulle. Kui meeldis, siis viska pöial üles ja viska pöial üles, kus mul on hea meel näha mind tagasi YouTube'i maailmas. Et ma siiralt loodan, et teile mu videod meeldivad. Miskit muud, kui näeme juba järgmises videos ja olge musid. Tšau!